Iga inimest võib mingil hetkel tabada tervisehäda. Hätta sattunud inimene vajab abi. Kõik inimelud on võrdselt väärtuslikud. Seepärast tulebki aidata iga inimest, kes on haigusega hädas. Head inimesed saavad sellest ise ka aru. Siiski võib vahel juhtuda, et seda reeglit tuleb kellelegi meelde tuletada. Vaatame, mis juhtus Andrese ja Fatimaga. Andres on tubli ettevõtja. Ta juhib suurt ettevõtet. Ühel päeval jäi Andres töö juures haigeks. Andrese pea käis ringi ja ta kukkus põrandale. Töökaaslased märkasid kohe, et Andresel on halb olla. Töökaaslased tulid hästi ruttu Andresele appi. Andrese ettevõttes töötab ka Fatima. Fatima on koristaja. Koristaja hoolitseb selle eest, et maja oleks puhas ja ilus. Puhtas ja ilusas majas on kõigil hea olla. Ühel päeval hakkas ka Fatimal töö juures halb. Ta vajus põrandale maha. Kahjuks ei läinud keegi Fatimale appi. Keegi ei aidanud tal tõusta. Üks töökaaslane helistas hoopis Fatima mehele. See töökaaslane nõudis, et Fatima mees tuleks ja Fatima ära viiks. Siis jõudis kohale ülemus Andres. Ülemus Andres läks ise Fatimale appi. Ta aitas Fatima istuma. Siis kutsus ülemus Andres arsti. Arst vaatas, kas Fatima tervis on korras. Õnneks oli Fatima terve. Ülemus Andres oli pisut pettunud, et teised töötajad Fatimat ei aidanud. Andres ütles teistele töötajatele, et pole vahet, kes abi vajab. Haiguse puhul on kõigil õigus arstiabi saada. Töötajad said aru, mida nad valesti tegid. Nad palusid Fatima käest vabandust. Kedagi ei tohi tema rahvuse tõttu teistest halvemini kohelda. Kõiki abivajajaid tuleb aidata.